Me oleme ikka igal aastal ka mõne meie Tööandjate Keskliidu volikogu liikme palunud avama selles küsimuses oma seisukohta, niisugust ettevõtja seisukohta. Tänavu palusime Priit Alamäed. Nortali asutajajuht Priit Alamäe ütleb, et tema hakkas ettevõtjaks seetõttu, et muuta ühiskonda paremaks, usub, et see peakski olema ettevõtja peamine niisugune edasiviiv jõud. Et Priit, ole hea. Head kuulajad, pärast kahte professorit on alati väga raske laval olla, aga siis ma üritan selles sessioonis edasi anda just nagu öeldud tööandjate seisukohta, võib-olla läbi oma väikse kiiksu, läbi oma väikse prisma. Selle konverentsi ettevalmistamise käigus küsiti mu käest, et kas meil on kriis. Ja mina vastasin, et jah, et me oleme tegelikult juba suures jamas. Ja me oleme suures jamas eriti järgmise 20-50 aasta perspektiivis. Mõnes mõttes on ju küsimus, et miks me täna siin jaurame. Eelmine aasta majanduskasv oli 5%, kõik on väga hästi. Miks me jaurame siin? Aga tegelikult need trendid, millest on ka eelkõnejad rääkinud, on väga hirmutavad. Ja see ei ole Eesti probleem, millest me räägime. See on kogu vana maailma probleem, aga lihtsalt meie erinevus vana maailmaga, vana Euroopaga eriti, on see, et meie rasvakiht on väga palju õhem kui neil. Ja see tööturul hõivatute vähenemise probleem, see ei ole mingi ärimeeste probleem. See on kogu ühiskonna probleem. Ja küsimus on selles tegelikult, et kas me suudame siin 20-50 aasta pärast üleval pidada, hoida täisväärtuslikku iseseisvat riiki. Guys, just thought you might want to know, sales aren't up, they're down. Yes, sir. Want a new job? We've got the most. CareerBuilder.com. A better job awaits. See on nüüd läbi aastate olnud üks minu absoluutse lemmikreklaame ja ma olen korduvalt mõelnud, et mis oleks see hea konverents või ettekanne, kuhu see sisse panna. Ja täna tundus olevat selline õige koht, kuna me räägime täna teemadest, mis on ebameeldivad ja millest tegelikult ei ole nagu tore rääkida, sest järeldused on pigem ainult negatiivsed ja häid lahendusi tavaliselt ei ole. Aga vaatame korra neid suuri numbreid. Meil on täna tööjõuturul umbes 645 000 inimest, kes igaüks toodab umbes 34 000 eurot lisaväärtust, mis moodustab meie SKP umbes 22 miljardit see aasta. Suurusjärk on selline, pluss-miinus. Nüüd erinevad uuringud näitavad seda, et aastaks 2026 on meil 60 000 kuni 100 000 kätepaari vähem. Nii ta on lihtsalt. Lisaks sellele lõppevad meil eurorahad ära ja meie tänane riigi kulutase on juba 10+ miljardit. See on faktid lihtsalt, midagi teha ei ole siin. Nüüd kerime korra edasi aastase 2026 ja teeme sama arvutuse nende uute numbrite pealt. Ja mis siis juhtub? Ma olen siin eelduseks võtnud selle, et meil ongi 60 000 kätepaari vähem. Ma olen võtnud eelduseks selle, et keskmiselt iga aasta kasvab iga kätepaari produktiivsus 1,5% aastas. Kas see on nüüd positiivne, negatiivne eelduseks, seda oskab igaks ise kommenteerida. Ja kui me need numbrid omavahel korrutame, siis me saame meie majanduse, sisemajanduse koguproduktiks endiselt 22,4 miljardit. Ehk siis me oleme jooksnud järgmised 8 aastat kuhugi, aga väga edasi pole liikunud. Ja kui me võtame siia juurde veel inflatsiooni, me võtame juurde sisemise surve riigi kulude kasvuks, pensionid peavad tõusma ja nii edasi, see kõik minu arust on väga hirmutav pilt kokkuvõttes. Et kas meil on probleem? Jah, minu arust meil on probleem. Ja kui nüüd väga laia pintsliga tõmmata, siis siin võiks olla üldse 3 võimalikku lahendust. Kindlasti on neid lahendusi veel rohkem, ma räägin enda 3. Esiteks, meie riigis töötavate inimeste arv suureneb või vähemalt ei vähene. Aga see tähendab seda, et me toome sisse 60-80 000 võõrtöölist. Ja vaadates tänast ühiskonna suhtumist, tänane ühiskond ei ole selleks täna valmis. Lihtsalt ei ole valmis. Me ei neela seda alla. Teine variant on see, et meie inimeste produktiivsus suureneb hüppeliselt. Aga see tähendab investeeringuid. Ja kui me vaatame, mis on toimunud viimase 5 aasta jooksul meie Eesti ettevõtete koondkasumi aruandes, meie SKP-ga kui vaadata
tööjõukulu ja kasumit suhtena SKP-sse, siis umbes 6% on asetunud SKP kasumirealt tööjõukulude reale. Siis viimase 5 aastaga meie ettevõtete kasumlikkus on oluliselt kahanenud kogu pildis. Laenukoormus on viimase 3 aastaga oluliselt kasvanud, mis tähendab seda, et meie ettevõtete investeerimisvõimekus on juba peaaegu piirajas. Ja seda väga palju enam ei ole. Sellist meeletut investeerimislainet, mille tulemusena võiks meie produktiivsus oluliselt tõsta, ma ei näe, kust see saab tulla täna. Kolmas variant on see, et meie majanduse heaks hakkavad tööle inimesed teistes riikides. Ehk me suudame kokku osta tükke teiste riikide majandustest ja nende loodud lisaväärtuse siia Eestisse konsolideerida ja selle eest osaliselt meie riiki üleval pidada. Aga kuna me täna räägime tööjõust, siis ma keskendun pigem sellele esimesele teemale ja need 2 järgmist on juba mõne teise konverentsi teemad. Vahepeal tehti siin suure käraga talendid koju kampaaniat. Sest räägiti väga palju, see sai väga positiivset ühiskondlikku kajastust, aga kui pärast tibud kokku loeti, siis ega väga palju tulemust ei ole. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kogu selle kampaania peale, ma nüüd võin eksida, aga minu arust oli alla 100 inimese, kes lõpuks tuli Eestisse tagasi talentidena koju. Ja ma pean tunnistama, et mind sügavalt häirib see retoorika, et mujal riigis töötamine, elamine on kuidagi patt. Et vahepeal üritati isegi sellistele inimestele, kes Eesti läksid kuhugi mujale riiki tööle, panna külge sellist mugavuspagulase silti. Ja see näitab tegelikult natukene seda meie ühiskonna suhtumist. Et me kujutame ette, et see, kes Eestis on sündinud, see peakski alati siia jääma. Teatav selline loogiline sunnismaisus. Aga tegelikult on niimoodi, et vahet ei ole, kui kiiresti me riigina, ühiskonnana 100 meetrit jookseme. Mingi osa inimesi, kes siin sünnivad, lähevad teistesse riikidesse tööle elama. See nii lihtsalt on. Ja see ei ole Eesti probleem. 5 miljonit britti, 4 miljonit saksa kodanikku elavad täna oma riigist väljas. Sest maailm ongi selline. Ja küsimus on, miks? Nagu öeldud, esimene vastus on see, et maailm ongi muutunud, maailm ongi selline. Inimesed liiguvad armastuse pärast, nad tahavad kuskil mujal pere luua, väga palju liiguvad selle pärast, et nad tahavad teha mingit tööd, mida neil lihtsalt koduriigis ei ole võimalik teha. Mul oli üks koolivend, kelle unistus alates 10. klassist oli see, et ta tahab teha arvutimänge. Ja Eestis lihtsalt ei saa seda teha. Ta teadis seda, et ta läheb Vancouverisse elama ja läkski lõpuks. Ja niimoodi lihtsalt on, maailm muutub. Kas me oleme selleks valmis ühiskonnana, see on juba eraldi küsimus. Ja teine asi, mis mind sellise sunnismaise suhtumise juures häirib, on see, et me natuke kujutame ette, et meie enda noored võiksid olla rahul vähemaga, kui need talendid, keda me siia tahame meelitada. Ehk siis me peame oma noorte pärast vähem pingutama kui nende inimeste pärast, keda me õudselt siia tahaksime võib-olla. Ja tegelikult see ei ole niimoodi. Noor inimene üles kasvades, ta vaatab kogu maailma hoopis teise pilguga ja temaks on maailm lahti. Ja me peaksime hoopis mõtlema teistmoodi, et kui Eesti on maailmas üldse väga atraktiivne koht, siis tahavad meie oma inimesed siia jääda, tahavad need inimesed võib-olla tagasi tulla, kes on siit ära läinud, ja tahavad siia tulla need inimesed, keda me väga siia ootaksime. Eesti majandus, kui me vaatame seda meie majanduspilti tervikuna, on natukene nagu hunt kriimsilma 9 ametit. Me teeme väga palju erinevaid asju Eesti majanduses ja mõnes mõttes see on meie majanduse tugevus. Me ei sõltu ühest konkreetsest tööstusharust väga, aga teistpidi tähendab see seda, et arvestades meie majanduse väiksust, meie turu väiksust, tähendab ka teistpidi seda, et meil on väga vähe ettevõtteid, kes on maailma absoluutses tipus. Meil on väga palju ettevõtteid, kes on maailmas väga tugevad, aga absoluutsesse tippu kuuluvaid inimesi või ettevõtte, on siiski vähe. Ja kui minna nüüd selle hunt kriimsilma analoogiaga edasi meie Eesti majandusele vajalike spetsialistide poole, siis kuigi meie majandus on nagu hunt kriimsilm, siis tegelikult meie majandus ei vaja hunt kriimsilmasid. Sest hunt kriimsilm ei olnud spetsialist. Ta oli amatöör, ta oskas kõike natukene teha. Aga mida meie majandus täna vajab, ja seda ütleb ka alates 2001. aastast publitseeritav Eesti riikide konkurentsivõime hindamise uuring, IMD poolt tehtav,
alates sellest ajast on meie kõige suurem probleem majanduse arengu mõttes olnud just spetsialistide puudus. Ja spetsialist on siin inimene, kellel on väga-väga spetsiifiline teadmine, oskus. Ja Eesti tragöödia teist poolt on ka see, et kuna meie majandus on niivõrd diversifitseeritud, siis me ei suuda endale elu sees oma haridussüsteemiga koolitada ette kogu vajalikku spektrit nendest inimestest, keda meie majandus vajab. Et paratamatult me juba täna, tänu meie majanduse eripärale, me sõltume sellest, kas me suudame leida neid kitsa teadmisega spetsialiste kogu maailmast. Veel paar olulist punkti. Kui me räägime täna spetsialistide sissetoomisest, siis spetsialist on kõrgelt tasustatud. Isegi meie 1300 kvoodi sees me saame sisse tuua ainult keskmise või kõrgema palgaga spetsialiste. Ja kui me vaatame Eesti kogu sotsiaaleelarvet, siis iga keskmise palgaga inimene juba tegelikult subsideerib kogu ülejäänud ühiskonda, sest tugevalt üle poole meie inimestest saab alla keskmist palka, aga nad tahavad samamoodi saada sotsiaalteenuseid, haridust, kõike muud. Ja siis tekibki provokatiivne küsimus, et miks me vähemalt ajutiselt ei laota ette punast vaipa inimestele, kes tahavad siia tööle tulla. Sest ma ei usu, et neid inimesi on väga palju maailmas, kes tahavad siia kangesti tulla meie sotsiaalsüsteemi nautima, ja selle jaoks on palju paremaid riike. Aga kui inimesed ikkagi tahavad siia tööle tulla, no miks me ütleme neile ei? Ja küsimus, et kas siis Eesti on tõesti selline unelmate sihtkoht, kus me peame inimesi kepiga tagasi peksma. Meil on piiril suur järjekord, kes õudselt tahaksid siia tulla ja meie ei taha neid. Ja ma üritasin enda jaoks siin kirja panna seda, et mis võiks huvitada ettevõtjat, mis võiks huvitada, kes tahaks siia investeerida, mis võiks huvitada ühte inimest, kes tahaks siia tööle tulla. Need teemad on need, millega mina sain enda jaoks vähemalt, mis mina sain enda jaoks kirja. Ja kui me räägime Eestist kui unelmate sihtkohast, siis me peame aru saama sellest, et Eesti ei konkureeri teiste riikidega. Eesti ei konkureeri sihtkohana USA-ga. Eesti konkureerib kõikide USA suurimate linnadega, kõikide Saksamaa suurimate linnadega ja nii edasi. Ja kujutame nüüd ette sellist noort väga andekat inimest, võib-olla ka vanemat väga andekat inimest, kes mõtleb, et ta võiks minna kuhugi teise riiki tööle. Ja ta hakkab enda jaoks siis listima üles kõikvõimalikke erinevaid riike, kuhu ta võiks minna, mis te arvate, kuhu Eesti kukub, isegi mitte Eesti, Tallinn kukub. Sest kõigepealt ta võtab Tallinna peale, ta ei mõtle esimesena Rapla või Pärnu peale. Ega me ei ole seal väga kõrgel, oleme ausad. Ja kui me mõtleme, et kuidas tõusta seal, olles nagu positiivne ka, meie suurim tugevus täna rahvusvaheliselt on meie maine sellise huvitava innovatiivse e-riigina, kellel on palju metsa, puhas loodus ja kus sa tegelikult saad töökohalt umbes 10 minutiga jõuda linnulaulu keskele. See on maailmas suhteliselt unikaalne kombinatsioon. Me peaksime seda targalt ära kasutama. Ja see maine võimaldaks meil potentsiaalselt Eestisse tõmmata inimesi läbi meie ülikoolide ja ka miks mitte ka keskkoolide. Ma tean, et see idee on ka taustas juba liikunud ka Tartu Ülikoolis ja on tehtud selliseid nii vähem teaduslikku kui rohkem teaduslikku arvutusi selle kohta, et kui kiiresti toovad need inimesed Eestile isegi tasuta hariduse kontekstis. Nende peale kulutatud raha tagasi. Ja kõik need arvutused ütlevad seda, et see return on investment, see investeeringu tasuvus on väga lühike. Ja kõik, kes siia tulevad õppima, jätavad siia õpingute käigus väga palju raha. Nad maksavad siin makse, nad elavad, nad söövad ja väga paljud neist jäävad pärast siia ka tööle. Loovad siia, keegi loob ettevõtte, väga paljud lähevad ära. Aga need, kes ära lähevad, need jäävad tegelikult Eestiga seotuks kui oma alma maateriga. Ja me kõik alati mõtleme oma alma maaterile väga positiivselt tagasi. Ehk siis jah, meie tragöödia on mõnes mõttes see, et need inimesed, keda me siia väga tahaksime tuua, me kujutame ette, et siia võiks tulla Soome arstid ja Saksa insenerid ja USA raketiteadlased. Nemad pigem ei taha siia tulla, sellepärast et nende unistuste, unelmate sihtkohtades me ei ole väga kõrgel. Need inimesed, kes siia tahaksid rohkem tulla, ehk siis need, kelle jaoks Eesti on keskkonnana oluliselt atraktiivsem kui see keskkond, kui nad täna elavad,
või need, keda siia kutsub mingi spetsiifiline ettevõte, nad pigem ei taha siia tulla. Sest meil ongi täna niisugune huvitav 2 probleemide punti, mida tulevad täiesti erinevalt lahendada. Eelkõneleja rääkis väga hästi meie tänasest hariduslikust segregatsioonist, meie võimest ühiskondlikult inimesi lõimuda. Ma ei ole kindel, et me ühiskonnana teame neid täna vastuseid, aga kui me tahame tõsiselt rääkida meile mõnes kriitiliste töökäte sissetoomisest, siis me peame ka nendest probleemidest hakkama täna juba rääkima ja hakkama konstruktiivselt rääkima. Ja kui me räägime tõelistest tippudest, siis need elavad igal pool maailmas väga hästi. Vahet ei ole, kas me räägime tipust Indias, Saksamaal, Soomes, kus iganes. Ja kui nad mõtlevad selle peale, et minna kuhugi teisse riiki elama, siis nad eeldavad seda, et nende elutase ei kuku. Et nende lapsed saavad väga heas koolis käia, et ühiskond ootab neid, nad on teretulnud. Ja ma ei ole kindel, kas me täna oleme võimelised seda tegema. Ja kui rääkida inimeste leidmisest tavalise ettevõtte värbamisprotsessi kontekstis, siis on 2 osa. On värbamine ehk recruitment ja on siis sisse sulatamine või onboarding, ma vabandan inglise keele kasutamise eest. Ja väga tihti see teine on olulisem kui esimese. Ehk sa võid selle inimese kuskil kuidagi kampaania korras leida, aga kui sa ei suuda teda esimestel kuudel juba ühiskonda sisse sulatada, siis tegelikult ta ei muutu sul täisväärtuslikuks ühiskonna osaks, ta ei muutu produktiivseks. Ja siin tulevad mängu kõik see bürokraatia, hariduse leidmine, lasteaiad ja nii edasi. Ehk siis, võtame kokku. Üritasin enda jaoks panna kirja 6 teemat, millega kõigega tuleb täna tegelema hakata. Ja olukorra jällegi teeb keeruliseks see, et lühikeses perspektiivis töötavad lahendused ei lahenda pikaajalisi probleeme ja vastupidi. Me kõik täna teame seda, et meil on täna probleem, meie ettevõtete kasv on täna kinni sellepärast, et me ei leia töökäsi. Ja eriti, kui me räägime ekspordile suunatud ettevõtetest, siis see, et kasv on kinni, tähendab seda, et nad kaotavad turuosa, mis maksab meile hiljem hoopis teistmoodi kätte. Ehk siis me ei pääse sellest, et meil on vaja oskustööjõudu targalt, ajutiselt sisse tuua mingit pidi. Siin võib vaielda selle üle, mis on tööelamislubade tingimused, aga see vajadus ei kao ära. Siis me teame seda, et meie riigi ülalpidamine hakkab meile varsti üle jõu käima. Ja sellega saab ju täna tegelema hakata. Ja see võiks ka suhteliselt kiiresti hakata tooma tulemusi. Nagu öeldud, Eesti atraktiivsus ja just Eesti atraktiivsus nende inimeste hulgas, kelle jaoks Eesti täna ei ole radaril, peab tõusma. Ja ma usun, et suur osa sellest vastusest on mitte paremates kampaaniates, et me teeme veel rohkem Work in Estoniat veel paremini, vaid selles, et inimesed, kui nad vaatavad sinna ilusa pildi taha, nad näevad seda, et see sisse sulandamine ühiskonda on nende jaoks lihtne, valutu, meeldiv. Ja see eeldab väga paljude erinevate faktorite koosmõju, ühiskondlikud suhtumised, laste kasvatamine ja nii edasi. Rahvusliku kapital. Mina väidan seda, et kui me ei hakka tõsiselt tegelema sellise teemaga nagu meie rahvuslik kapital ja Eesti kapitaliturg, siis järgmine majanduslangus, mis tuleb varsti, niikuinii tuleb ega tali ja taevasse, saab olema meie jaoks ülivalus. Ja kui see järgmine laks käib, siis mina tahaks väga seda, et Tallinnas tehakse selle kohta otsuseid, kas tõmmata Soomest või Saksamaalt kapitali välja. Ja et Tallinnas peakorteriga ettevõtted otsustavad selle üle, kuhu teha arenduskeskus või järgmine tehas, kas see teha Lätti või Brasiiliasse, mitte vastupidi. Aga selle teema võtmesõna on meie kapitaliturg, rahvuslik kapital. Tootlikkus, kui me räägime tootlikkusest, siis ainuke vastus saab olla haridus. Aga jällegi täna tehtud või mitte tehtud otsused hakkavad meid mõjutama positiivselt või negatiivselt alles tüki aja pärast. Ja viimaseks sündivus. Kui me täna hakkame sellega aktiivselt tegelema, siis 9 kuu pärast sündivad lapsed jõuavad meie tööturule alles mõne aja pärast. Ehk siis sellega peab tegelema, aga see ei asenda muid tegevusi. Aitäh, ma tänan tähelepanu eest. Aitäh sulle, Priit. Ma ühe küsimuse küsin ja siis palun teid kohvipausile. Kui
kui suur on sinu ettevõttes eestimaalaste osakaal praegu? Natuke alla poole, Ja kui suur sa arvad, et see on 10 aasta pärast? 10. Aitäh! Meie kingitus ka.